Tere tulemast Elamu messi stuudiosse. Mul on siin järjekordne väga põnev eksponent. Tere tulemast, Urmas. Tervist. Mis ettevõttega tegemist on? Tegemist on suuvalgusega, taimevalgustitega. Mida inimesed peaks teie kohta ilmtingimata teadma? No ütleme, meie need taimevalgustid, inimesed hästi palju mõtlevad, et nad on nagu lillevaasid, aga tegelikult nad on reaalselt valgustid ja nad valgustavad taimi. Nad ei ole nagu taime kasvatamise jaoks, aga nad on siis annavad lisavalgust ja ütleme näiteks, kui terrassi peale panna, siis ta valgustab hästi palju kogu terrassi, ümbruse, maja fassaadi, et ta on nagu väga korralik valgusti ja ütleme, nüüd see aasta meie valgusti on isegi läbinud katsetused, kus ta sai IP 767 sertifikaadi, nii et ta võib isegi vee alla panna. Ahaa, kas on no, juba pandud? Ei ole, seda ei ole vaja, taimi ei ole vee alla vaja panna, aga lihtsalt selles suhtes, et ta sobib aastaringselt igale poole. Ja me oleme ka Põhja-Soome müünud, kus on üle 25-35 kraadi külma olnud ja seal on juba aastaid ta toiminud, et selles suhtes, et ta sobib igale poole. Elamu messil, ma saan aru, näeb neid mitte ainult boksist, vaid päris majades. Jaa, mitmetes majades on väljas need, et saab vaadata neid ja katsuda. Mis majades täpsemalt neid leiab? Nüüd täpsemalt ei oskagi öelda, et aga seda saab ühesõnaga vaadata. Saab siis, meil on siin Elamu messil ka selline aardejaht, et saab igasuguseid põnevaid asju otsida. Ma saan aru, et vist Pauruki majas oli Frammis ja lasid aknas, et tasub kindlasti vaadata. No kui te mõtlete enda toodete peale, siis kas on midagi olulist välja tuua, mis teeb tõesti unikaalseks teid? No ta ongi selles suhtes unikaalne, et ütleme vaadata kas või siin ukse ees neid elupuid, siis tegelikult kui õhtu läheb pimedaks, siis neid elupuid ei ole nagu näha. Aga ütleme, meie valgusti ongi selle jaoks just, et nad tooksid need taimed esile ka õhtu pimedamas, et see ongi see point, miks ma neid tegema üldse hakkasin. Et kuna ma istusin õhtu kodus diivani peal ja väljas läks hämaraks ja taim kadus nagu ära kuhugi ja siis mul meenus lapsepõlvest siuke seik, kus oli kuuse alla pandud prožektor ja siis ma tegin siukse toote ja sõpradele meeldis ja hakkasime tootma. Väga äge on näha, kuidas sellistest diivanil istudes mõtetes kasvavad väga edukad ettevõtmised. Aga mis tehnoloogiaga tegemist on? Ta on, ütleme, me kasutame LED-valgustit seal ja meie puhul ongi just see, et välisümbruse me teeme täiesti, me teeme termopuidust, termoriga oleme pikalt koostööd teinud, me teeme kivist, looduskivist, keraamilisest plaadist, ühesõnaga metallist oleme teinud, millest iganes. Et selles suhtes materjalide valik on hästi suur. Ja ma saan aru, et nad sobivad igale poole. Nad sobivad õue, tuppa. Minu käest on küsitud ka, et kes su kliendid on. Siis ma olen öelnud, et seal, kus taimed on. Aga kuna taimed on igal pool, siis absoluutselt on see kontor, restoran, kodu, õues, terrassi peal, igal pool, absoluutselt. Seal, kus taimed on. No lisaks sellele, et igal pool olete ka Elamu messil. Miks te just siia tulite? No ütleme, ma arvan sellepärast juba, et see on uudne asi. Et Soomes on küll need olnud, aga ja nagu tänases päevast näha on, rahvast on väga palju. Et ma arvan, et hea koht, kus tulla näidata rahvaga kontakti saada. Paljud inimesed ei ole veel päris hästi aru saanud, mis asi see Elamu mess on ja mille poolest ta tavalistest messidest eristub. Kuidas see oma sõnadega seda seletaks sõbrale? No ütleme, minu meelest ongi just selles suhtes, ta on ju täiesti ehe. Et kui ütleme, tavaliselt me oleme käinud ehitusmessil või sisustusmessil, siis sa oled angaaris sees, aga siin sa saad reaalselt maja interjööri
panna ta terrassile kuhu iganes, et sa saadki nagu reaalselt selle, kus ta käib, saad teda näidata seal. Et minu meelest selles suhtes ongi elamumess väga hea. Kas te olete juba jõudnud ka ringi vaadata? Ma ei ole veel jõudnud, et ma ise tulin praegult, et selles suhtes ma ei olegi täpselt asjadega kursis, aga ma ennast lähen viin kohe kurssi. Nii, aga kui peaks ütlema, et kes siis elamumessile peaks tulema? Noh, kindlasti, kes tahab omale kodu ehitada. Et on see siis maja või mingi muu väiksem asi, et siis tegelikult ma usun, et siit saab ideid ja asju ja noh, sellises imelises kohas, nagu see golfikeskus siin on, siis miks mitte? Nii, et olete kõik oodatud elamumessile, me oleme avatud kuni 15. juunini. Kindlasti otsige üles, kus need ägedad valgustatud taimed siis on, milliste majade juures. Ja lisaks sellele on ka palju muid põnevaid asju. Olete väga oodatud ja jagage enda kogemusi ja inspiratsiooniga teistega. Aitäh teile!